sokid sul on? I love mamma sokid on sul. Vanaema lasi klaveri ära häälestada, nii et proovime järgi kohe. Avaldasin just blogipostituse lapse 10. kuni 12. elukuu kohta. Kirjutan siin muuhulgas ka näiteks beebi toitumise teemal ja beebide ujumise kohta, kus me ujumas oleme käinud, kus me võimlemas oleme käinud, vereanalüüsi tegemisest, allergiast, siis mida teha siis, kui beebi on haige ja nii edasi. Ühe blogipostituse avaldasin veel. See on siis seoses laste sünnipäevade pildistamisega. Jagasin siin mõningaid pilte, mis ma aastate jooksul olen laste sünnipäevadel teinud. Täna on 14. mai. Meie lähme natukene jälle jalutama. Jalutamisfännid nagu me oleme. Ja hästi ilus ilm on, natuke tuuline. Aga tundub, et nüüd hakkab jälle soojemaks minema. Me juba lootsime siin mai alguses, et enam külmaks ei lähe, aga tegelikult vahepeal on siin väga külm olnud. Üks pisike on siin kohe magama jäämas. Nägu on selline, et nüüd iga sekund vajub unne. Hästi ilus soe ilm on, 21 kraadi. Ma ei ole ausalt öeldes ammu näinud, kuidas ta nii isukalt midagi sööb. Ja see annabki mulle nagu vihje, et aeg on vist lõpetada poest nende beebitoitude ostmine. Lapsel on siin viimasel ajal olnud lisatoidu vastumeelsus. Seni ma andsin talle päris palju neid poetoite, et igasuguseid juurviljapüreesid ja lihaga püreesi. Aga mulle tundub, et nende aeg on läbi. Poiss on juba piisavalt suur, et nüüd ta hakkab sööma sama toitu, mis meiegi. No nii, kas sa hakkad nüüd mängima või? Kas sul sai kõht täis ja nüüd sa hakkad maha loopima asju või? Kartulid ja purgandid keevad ja olen siin valmistamas haklihakastet. Mul oli 2 erinevat haklihasegu ja siis mõtlesin, et panen need kokku, et tuleks natuke suurem kogus. Nii et nüüd hakkan seda hakliha praadima ja siis lisan jahu ja piima ja haklihakaste on valmis. Tegin kartuli porgandi püreed ja juurde võtame siis peedisalatit ja annan seda lapsele ka proovida. Täna on hästi tuuline ilm. Tulime jälle jalutama. Ma loodan, et nende videotega ma inspireerin teid ka välja minema. Sest et jalutamine on mitte ainult beebile kasulik, kus ta saab siis värskes õhus teha oma uned,
vaid emmele endale ka väike trenn. Kas auto sõidab niimoodi, jah? Käisin siin hiljuti natuke Rocca al Mare keskuses shoppamas ja ostsin lapsele mõningaid vajalikke asju ja mõtlesin, et näitan teile ka siis, mis ma ostsin. Esiteks selline vahva sööginõu, taldrik, mis siis kinnitub laua külge. Laps saab siit seest näppudega võtta või lusikaga ja see nõu ise nagu ei liigu paigast. Siis ma ostsin sellise asja nagu sääsetõrje käepael. Minu arust üks hästi lahe leid oli selline väike termos. See on siis termos, millega võib laste toitu kodust kaasa võtta. Ja jahe, ütleme külmtoit säilib jahedana 5 tundi ja soetoit säilib soojana 7 tundi. Et see tegelikult annab väga hea võimaluse teha kodus söök valmis ja siis see kuskile kaasa võtta. Ja ei pea seda hakkama kuskil soojendama, vaid et lapsel on ilusasti soetoit kohe võtta. Ja suveks ma ostsin sellise Reima väikese kiirguse kindla kostüümi. Sellega võib siis randa minna, seal vees käia. Näitan natuke lähemalt ka seda. Selline pükskostüüm. Ja randa minekuks leidsin veel ühe toote. See on siis selline müts, pearätik, mis on samuti UV-kiirguse kaitsega. Leidsin sellised vahvad papud ka, mis on mõeldud lapsele just nagu rannas, seal liiva peal ja vees käimiseks. Nad on sellisest kummiest materjalist, natuke paksema tallaga. Nii et nagu sellised sussikese moodi, aga veekindlad.